Tere tulemast kuulama Puhkeka juttude trummipõri palun 10. episoodi ja tänaseks külaliseks trummipõri palun ei ole mitte keegi. Kurb teatamine küll, aga me katsume järgmiseks nädalaks, ma ausalt luban, ma arvan, me kõik siin anname endast parima. Et enne koroonaaega saaks, me muidugi tea, mis hakkab juhtuma, aga et võimalikult palju inimesi saaks siin podcastis tulla kas või intervjuu formaadis rääkima. Jah. 10. episood, asjad jätkuvad ka kahearvuliselt, kaks arvu kokku pannes samamoodi. Me alustame oma traditsioonilisest infolehest. Infoleht number 9, välja antud 8. november 2021. Lähme asja juurde. Juhtkond tänab, ei hakka inimesi nimetama, kuid juhtkond tänab sel juhul siis Priidu Peiri luuleõhtu korraldamise eest ning konkursite ettevalmistamise eest. Aitäh! Jah, aitäh! Siin on suur list toodud järelearvestuste kohta, kus ka nüüd oleme meie Koik 3 saanud vist osaleda. Jah. Mina ja Mattias saime füüsikat teha. Mattias, kuidas emotsiooni on? Teinekord paremini või mitte? Ei, vist. Ma ei tea, eks näis. Äkki halastatakse. Ma ei usu, aga võib-olla. Jah. Kuidas sul? Ma nüüd täpselt ei loe välja, kas siin hinnete teatamine on, aga ütleme nii, järeltöö oli mahukam nüüd kui algne see, aga mul on tunne, et ma jõudsin rohkem teemasid vallata seekord. Aga Jakob, sina said meil saksa keelt uuesti teha. Eelmine juurde läksid sõnad vist sassi või mis? Jaa, tõesti, jah. Valed sõnad olid õpitud eelmiseks korraks. See oli väga huvitav üllatus oli see töö ajal teada saada, et ma õppisin valed sõnad. Seega jah, nüüd tegin järelearvestuse ilusti ära. Seekord olid kõik sõnad peas. Ja jah, hinnet ma veel ei tea, aga no kõik sõnad peas 5+, ne? Ei õpetaja otsustas teha järelearvestuse nii, et need, kes olid sooritanud alla 50%, said teha ainult neid ülesandeid, mille sooritus neil oli alla 50%. Ehk siis ma sain teha ainult mingi 3 ülesannet. Seega jah, 5 ma siit ei saa vist, sest ta võtab kuidagi keskmise või võtab need eelmised ülesanded, mis mul olid üle 50% ja siis need, mis ma nüüd ära parandasin ja siis paneb nende pealt paneb hinda ja nende eelmiste pealt mul 5 jaoks vist piisavalt punkte ei tule. Seega läks nii. Aga veel ka järgmisel nädalal ehk siis esmaspäeval 15. novembril on võimalus paaris aines teha järelearvestus. Sellele järgneb kohe ka järgmine päev siis õnnetund, kus on võimalik muid töid teha, kuid ka esimesel perioodil teine järelearvestus näiteks, kui need kattuvad ehk siis satuvad samale päevale. Siin infolees on toodud etiketi õpetuse praktikapäev. Loen ma õigesti välja? Vist tõesti, jah. Ma kuulen esimest korda, kas teie teate rohkem kui mina? Kas ei saa olla lihtsalt see õhtusööku veega või? See on juba ära olnud. Kas ei ole mitte see, et nad vaatavad, õpivad seda kooli ajalugu? Kas ei või mitte see olla või? Sest et praegu on ju. Ja aga siin on toodud ainult 3 klassi välja ja kooli ajal need on kõik ju teisipäevati. Praegu on see määritud laupäevale. Aga nad käisidki minu arust tegelikult ma ei tea. Siis ma ei tea. Ei, võib-olla on ikka. Oota. Ma ei tea, mis see on. Väga huvitav päev sel juhul, ehk siis kümnendikud, tulge rääkige meile, mis te tegite. Muudatused tunniplaanis, vana ja, loodame, et kõik jõudsid tundi õigeaegselt õigesse kohta. kui neil oli tund.
toimus ka klassivanemate ümarlaud kohe esmaspäeval, eks ole, ja siis tegelikult ma vist ei teagi, millest seal räägite, sest ma ei ole seal. Jah, mitte keegi ei tea. Mitte keegi ei tea. Ei, tegelikult meil loeti paar sõna peale ja mingi, mis meile öeldi? Puhkesse tuleb kaamera ja siis see mentorlusprogramm. Jaa. Ja ma ei tea sellest siiski midagi. Kahjuks ei olnud. Siin tol päeval koolis ei olnud. Mis veel? Kooli ajaloo teine loeng. Ja 10. klassidele. Muidugi. Kas meil ei olnud seda ajaloo loengut, on ju? Ei olnud, jah. Sest et koroona. Ei, meil olid küll. Mõned olid Zoomist sees. Jaa. Ja ma mäletan, keegi oli linna peal telefoniga sees ja tal ei olnud see mikrofon müüditud. Ja siis, kui ta läks bussi peale, et küsis, kuhu see buss sõidab ja terve saal kuulis, kui ta küsis seda. Ja siis oli väga humoorikas hetk. Ma lisaksin, et siin kooli ajaloo loengute lõpus on teadalevasti ka viktoriin. Üldiselt siis ainult 10. klassidele, aga kuna meil eelmine aasta jäi ära, siis toimub see ka 11. klassidele. Ehk siis 29. november, saatke vaim valmis, ei tea, keda uue soovib seal näha, aga võib juhtuda, et ka keegi meist peab minema oma teadmisi kooli ajaloos näitama. Kui Andu, kui sa peaksid minema sinna viktoriinile, siis kas sa teaksid kõike või vähemalt midagi? Kõike, ei. ma tahaks loota, et ma olen kümnendikega samal tasemel sel juhul. No mitte nende kõige targematega, aga suke keskklass võiks ma olla ikkagi. Et ma ikka panin tähele, kui ma käisin omal ajal, teate küll. Ja siis, kui sina veel noor olid? Olid ajad. Olid ajad. Lisaks on ka nüüd toimus matemaatikalaager Kurgjärva asemel koolimajas, minu arust vägagi huvitav asukoht ja see toimus siis nüüd neljapäev reede, eks ole, ehk siis 10.11. november. Siin on isegi märgitud, et 12. november. Jah, ma loen kuupäevi valesti, andke andeks. Mis me arvame, sest me ei käinud? Ma usun, et neil oli äärmiselt lõbus ja hariv matemaatikalaager. Mille eest nad maksma pidid, kui nagu koolis toimub see? No nad said ühe söögikorra lisaks kindlasti, seda ma tean. Olgem ausad, rohkem ma ei oska isegi pakkuda, kas mingi loengupidajale pidid plekkima või? Kirjalt kuskilt tuli see raana. No, ma oletan, et neil oli väga lõbus seal, sest et matemaatikat on ju alati väga lõbus lahendada. No, sinu häälest ei tundu, et alati, kuid ma loodaksin, et neil vähemasti oli see lõbus. Ei, usu mind, väga lõbus. Mis asi on Top Study 2021 virtuaalne mees, kus on võimalus kohtuda välisülikoolide esindajad? See mees on küll kirjutatud messina, kuid kuid aus olla, ma ei tea, millega tegu on. No, virtuaalne mess. Siin on erinevad lingid, kus saab infot, ehk siis kui sa oled huvitatud, anna minna. Jah. Jah. Siis on veel mingeid teatekesi roheliste ringist korduspildistamine 12. klassil väga huvitav. Siis kümnendikud peavad kooli sõrmuste raha ära maksma, 3 kooli kohtumine jäi ära, koroona, ei tea, aga Kalevipoja nädal, sellest ma midagi isegi panin koolist tähele, sellest me saame rääkida. Kahooti kolmapäeval oli seekord teemaks Kalevipoja nädal, ilmselt olid nad omavahel läbi arvutanud seda, me osalesime kõik, eks? Jaa. Päris aus olla, ma pidin lõpupoole lahkuma ja sööklast ma tahvlit ei näinud, aga ma siiski sain paar tükki pihta. Siis mul väga hästi ei läinud, kuidas teil läks? Ei ole ka kiita eriti. Ei saa kiita, jah.
ütleme nii, et ei tea väga Eesti klassikaid. No tegu on rahvuseeposega, et ma olen lugenud, kelle see lühi see on? Issand jummal, ma ei tea kirjanikke. Vaata, mitte see täispikk teos, mis on Gretsoldi poolt kirjutatud, vaid see lühem versioon, mingi Kivirähk on kirjutanud. No keegi ikka. No näed, ongi kirjutanud. Ma olen vist sellest midagi lugenud, vähemasti minu mälu ütleb, et ma midagi tean sealt. Siis oli mingi lühifilm, sinna mina ei jõudnud, teie seda ma ei tea. Mina ka ei jõudnud. Siis oli QR Code'i mäng ja siis oli lühinäidend. Olgem ausad, me jõudsime vist lühinäidendi keskel või lõpus kohale. Ja lõpus. Pigem oli lõpp, et viimased paar rida olid väga head. Me saame plaksutada. Yeah. Et ma ei tea, mulle tundub päris asjaliku ettevõtmisena see. Ma arvan, et väga edukas oli. Väga edukas nädal. Kas see oli kellegi UPT või mis see mõte siin taga on? Ma üritan välja lugeda. Kui oli, siis hästi läbi viidud. Kui ka ei olnud, siis ikka oli hästi läbi viidud. Ehk siis kes iganes mõttele tuli. Väga, väga hea mõte. Siis on paar konkursit välja toodud. See informaatika Viktorin Kobras meiega siis praegusel perioodil on meil pooltel klassis informaatikakursus, ehk siis meiega osalema seal järgmine nädal. Eks näis, kuidas läheb. No nüüd on natuke nutune koht, on see koht, kus me peame oma ööakadeemiast rääkima või sellest, millest me eelmine kord pidime rääkima. Jah. Võib-olla eelmine nädal kindlasti olime veidi uisapäised ja unustasime rääkida oma ööakadeemia kogemusest. Nüüd avaneb see võimalus meil taas, kuna infolees on nüüd ka ära mainitud, et 5.–6. november toimus 11B klassil ööakadeemia. Paul-Erik Kolli Vilistane rääkis vesiniku energeetikast, olid erinevad tegevused siis. Ja. No, kes algusest kohal oli? Mina. Sina. Räägi, mis alguses oli mindanud? Alguses oligi... Eriti see vesiniku energias. Alguses oligi see loeng ja see Kossu turna kõrval, mis oli väga häiriv, sest et seda... Kas seal vilistati ka? Kõike seda oli kuulda sinna... Kui see loeng käis, siis oli väga häiriv, aga muidu mis põhiliselt rääkis, et vesiniku energia on tulevik ja kuidas kõik loodusvarad saavad otsa ja vesinikuautosid ei tasu osta veel, võib-olla 20 aasta pärast. Ja siis ta rääkis oma UPT-st ka. Sellepärast, et kui sul on need autod olema, nagu Eestis näiteks ei ole neid tanklaid, vaata, et sa ei saa neid ei ole nii palju, ehk siis ei ole väga kasulik auto sul, kui sa ei saa tankida seda. Sa ei saa seda vesinikku siis väga hästi praegu hoida, hoida kuskil. Ehk siis see tehnoloogia veel areneb ja järjest rohkem otsitakse uusi meetodeid, kuidas siis seda koguda, või mitte koguda, hoida. Mis sõna sinna tuleks? Mis on hoida, aga parem? ma ju ei tea praegu. Mina ja Andres vist ei olnud loengul, seega me ei saa täpselt aru. Ei, patarei sees hoiustada. Hoiustada, ma ei tea, hoiustada. Jah, et oligi, et see, et vesinikku on väga raske hoiustada praegu. Ja see tehnoloogia on nii algusfaasis põhimõtteliselt. Ja seda on väga raske ka hoiustada või hoida siis sellepärast, et see on nii põhimõtteliselt ebapraktiline on osta vesinikuauto, ma saan aru. Ja see tehnoloogia areneb. Aga see peaks arenema kiiremini. Sellepärast, et meie loodusvarad saavad otsa. Ja siis ma sain ka teada, et autod on väga plahvatusohtlikud. Ehk ei oleks arvanud. Jah, et mõnus on sõita pommiga ringi põhimõtteliselt.
see oleks suht lahe. Masin täis plahvatusohtlikku materjali või bensiini või mis iganes. Vedelikku ei ole nii. Ja siis ta rääkis ka oma UPT-st, aga ma ei mäleta, mis ta UPT täpselt oli. See oligi ta UPT. Ei, sama teemaline. Sama teemaline, aga ta tegi selle, ma ei mäleta, mis patalei ta tegi. Lahe jutt oli. Kiidame. Jah, kiidame. Huvitav teema oli. Nii palju aega on möödas, et ei mäleta väga. Väga huvitav on mängida öösel pimedas Pinksi, pean kinnitama seda osa. Ei ole. Ma ei mäleta kellega ma mängisin, kellega ma mängisin neist pall endas, aatriumisse alumisele korrusele ja olgem ausad, ma ei pannud seda isegi tähele. Ehk siis ma olen nagu lööd vastu ka nüüd, kui sa palli panid, on nagu ei, ma lõin välja. Mulle mõtleb see, et me kuulasime jupikaid ja siis Hilde lihtsalt võttis selle boomboxi ja pani endale kõrva äärde. Nagu mul oli, heli oli põhjas ja Hilde lihtsalt tuleb sinna, me mängime Intsuga Pinksi ja siis ta võtab selle kõlari ja pani endale kõrva äärde. Ja siis ma olen nagu, issand jumal, miks ta nii teeb? Mees on suitsiidsem kui meie või mis asja. Mis meil oli? Saalihokit mängisime ja võrku ja ma ei tea, teie ei mänginud vist, jah, kumbagi. Mis te tegite sellel ajal? Ma mängisin võrku. No see jah, lõpus tulid. Jaa, ma käisin ringi ja enamus ajast lihtsalt ütlesin, davai, teeme Pinks ja siis pärast ühte mängu aitab küll. Ja ma mäletan mingi terve nädal enne ööakadeemiat Andu on lihtsalt, et me teeme siukse rõvedo Pinksi turna. Ma olin nagu davai, paneme higi ja siis kõik lähevad midagi muud tegema nagu. Ma ei hakka nagu segama ka vaata. Toimus ka A-klasside ööakadeemia, see oli siis rohkem UPT vormis, 3 loengut, tegevusi, aga sel juhul nad läksid ööseks koju magama. Ja C-klassil, 11 C-klassil toimus ka õppekäik Rakvere. Toimus erinevaid spordialaseid, üleüldiselt õpilastel läinud hästi. Võib-olla tooksin veel ühe UPT välja, millest Mattis rääkis. Kõrval toimus korvpalliturniir 3x3, 8 võistkonna, tüdrukutes võitis 10 C-võistkond, poistes võitis 12 B-võistkond. Kui ma ei eksi, siis te olite väga kindlad selles, et 12 A just kui võidaks, kui ma ei mäletan õigesti. Jaa. Aga nad ei võitnud. No kurat, Aga kuidas? Oleks pidanud kohal vist olema või? Ei mina nägin pealt seda. Minu arust 12 B-l oli ainult üks vend, kes oskas, aga ju siis see üks vend, kes oskas, oli niivõrd parem nendest teistest vendadest, kes on 12 A-klassis, et ta suutis tassida. Või selles suhtes, et ta mitte ainult üks vend, kes oskas, lihtsalt oli nagu see, ta tassis nagu tiimi. Aga teised 2 nagu tajusid ka midagi, aga ei olnud niivõrd head, vaata. Ehk siis jah, toimus mingi kärrimine siis lihtsalt. Ja Jakob, sina ka mängisid ju. Jaa, no ma pidin 11 D-klassi meeskonda minema asendama, sest et nende enda mängijad ei tulnud kohale. See oli suht lahe. Kuidas läks? Väga halvasti. See on, ma vist mainisin juba eelmises podcastis seda, aga kui mina olen kõige parem mängija meie meeskonnas, siis on tõesti midagi valesti. Spordialaselt kiidame kõiki, pange edasi ja siis võib-olla paar asja veel, mis ma välja tooks on, et Otto Richard Sokk 11. C-klassist kirjandusklubi hakkab kokku panema, ehk siis huvilised, kes esimesele kohtumisele jõudnud, kirjutage talle. Ja muidugi Balti tee treeningvõistlus, aga olgem ausad, me sinna tasemele kunagi vist ei pürgi. Vist, mulle meeldib see. Aga üldiselt saab nüüd selle nädala podcast kokku võetud. Podcast, aitäh teile. Jah. Infoleht, väga meeldib. Selle nädala infoleht, jah. Tuleks vähe lühikesem podcasti osa sel juhul. Meil sai nüüd
UPT-dest küll ja veel räägitud, aga ärme unusta veel ühte UPT-d, millel meiega osalesime. Richard Rivik korraldas Pixi turniiri esmaspäeval. 8. november. Me kõik osalesime, aga olgem ausad, me ei läinud sinna võitma või mis? Ei, muidugi me läksime sinna pedestaalile jõudma. jah, lihtsalt kohta kindlustama. jah, noh, ütleme nii, et ei olnud meie päev kuidagi ilm oli halb ja magasin halvasti vist ka, et mängimiseks polnud õiged või noh, vähemalt rahuldavad konditsioonid või tingimused siis. Ja juhtus nii, et mitte ükski meist ei jõudnud alagrupist välja, seega. ei no, valed võbinad olid. jah, tähendab, võbinad polnud õiged. jah, võbinad polnud õiged. Kas te võitsite kedagi, sest minul seda ei juhtunud? jaa, ma võitsin kedagi. Ma jõudsin väga lähedale, aga siis ei võitnud lõpuks. Meil oli, minu alagrupis oli niimoodi, et meil oli üks vend, kes on nagu väga hea, kes ma eeldan, et ta sai teise koha vähemalt. Et noh, ta võitis kõiki. Mingi 11-3 oli kõige suurem skoor, mis tema vastu tehti. Ja siis ülejäänud 3 venda, kes meie alagrupis olid, kaasa arvatud minuga, jäid viiki. Või oli nagu surnud ring. Kõik võitsid 11-7. Seega lihtsalt see, kes sai kõige vähem haledamalt tappa sellelt 4. vennalt, sai edasi. Ja see juhtumisi oli inimene, kes kaotas talle 11-3. Seega see oli päris huvitav saatus meie alagrupis. No näed, iga punkt on tähtis. Jah. Ei noh, mul pole millestki rääkida, olgem ausad, ma mängisin mingi puujupiga, mis ma leidsin sealt ja noh, need parim oli vist 11-9, mis ma sain või noh, 9-11 siis vaadates minu poolt. Aga osavõtt on tähtis. jah, osavõtt on juba pool võitu. ma sain vist 11 või no 10-11 sain tappa. See oli see hea comeback mäng, kus ma olin mingi 10-4 või. Ja siis ma lõin palli välja viimase, nagu kui oli 10-11 või tähendab, mis oli 10-10 oli seis või. Ja siis ma lõin palli välja lihtsalt. Ja siis ma olin nagu jess. Aga ei, osavõtt on tähtis. Kui meil oli natukenegi hea, siis on ju kõik hea. Ei või? Jah, me läksime ta UPT-d aitama ja ma olen uhke sellele. Ma loodan, et ta on ka uhke meie üle. Nagu huvitav ka, sest ma ei pea ennast halvaks Pingsi mängijaks, aga noh, olgem ausad, kui sa loed Pingsi turniir, sa ilmselt arvad, et sinna tulevadki head mängijad kohale. Võta näpust, tulidki. Tegelikult või? Ei usu oma silmi, et Pingsi turnale tulevad need vennad, kes oskavad mängida. Kus sa nüüd selle jutu? No jalkaturnal ei käi kõik nagu oskavad. Ma mõtlesin, et äkki tuleb sealt veits lootust vaata. Jalkaturnal on vaja ka natuke rohkem inimesi kui Pingsi turnale. Mõni siia-sinna, mis seal ikka. jah, ei seda küll. Lisaks, et Eesti jalgpallikoondisel on 2 mängu. Minu ootused ei ole kõrgel, sest me mängime võõrsil nii Belgia kui Tšehhiga. Aga võta näpust, kui me suudaksime kas või 1 punkti sealt 2 mängust võtta, mina oleksin väga õnnelik. Tõepoolest. Edasimängimise lootusi meil pärast seda vist väga ei ole, sest punktid on meil juba niigi halvad. Aga teeme keered pakkumised, võib-olla järgmine episood jõuame ka vaadata, kuidas meil läheb, et Eesti-Belgia juba täna õhtul 13. november. Ma tahaks neid koosseisusid teada, kes väljakule lähevad, aga ma panen, et 0-3 oleme adekvaatsed. Mina ennustan, et on 0-1 Belgia kasuks. Aha. Ja meie professionaalne jalgpalli mõttes, mis sina ütled? Jah. Oota, Jakob ütles 0-1 või? Ma ütlesin 3-1. Vabandust. Ütle seda. Minu arust ütlesid 0-1.
jah , no ma tahtsin öelda 3-1 igatahes . ma mõtlesin , et okei . ühe värava , Belgia lööb meil ühe värava , see on küll hämmastav . Ei , ma arvan , et Belgia lööb rohkem , Belgia lööb mingi 5 väravat ja meie ei löö ühtegi . kas see 3-1 on nüüd niimoodi , et ikka Belgia võidab või ei tead , Eesti võidab . no ma ei saa aru nüüd nagu väga jõhker . Tšehhiga ma tahan punkti , nii et palun teeme 0-0 mängu Tšehhiga . palun . kui me saame punkti , siis mina ei taha , et see tuleks 0-0 seisuga mängust , mina tahaks , et see tuleks 1-1 mängust või noh . ma tahan , et ikka väravaid oleks . sest miks me muidu ikka jalgpalli mängime , kui mitte fännide jaoks . seega väravaid võiks siiski olla , ma ütlen , et Tšehhi võidab 2-1 . Ei , Tšehhi võidab 2-0 . ma siiski ei näe , et Eesti väravat lööb , kui aus olla . no ega mina ka ei näe , et me väravat lööks , aga mina punkti küll näen . mina ei näe punkti ka . Te võib-olla teate sellest Kontaveitist või Kanepi või kes meil tennises hea on nüüd ? palun selgitage mulle . Kontaveit on hea . kuhu ta jõudnud meil on siis ? ta praegu on VTA finaalis Mehhikos . ta võitis esimese mängu , mis oli üleeile , ma ei tea . ja siis praegu tal on mäng . et jah , ei tal läheb hästi , vist on viimased , ma isegi ei tea , viimased 2 või ei , kas see ei olnud mitte mingi 4 turniiri järjest võitnud või ? see võib olla täielik ma ainult jama kuulen , ju. kuidas ta võidab küll , nii et nagu ma ei tea . et ma ei tea , mitu turniiri , aga tal on vist viimased 2 on ta kindlasti järjest võitnud . ja siis nüüd praegu , mis tal oli esimene mäng seal Mehhikos , ta võitis vist maailma 4. reketit , et noh , läheb päris hästi . suured lootused , mis seal ikka , hoiame pöialt . see on nagu Eestis on tavaline , et 1 aasta on nagu mingi ühel sportlasel läheb hästi ja järgmine aasta ta on lihtsalt kaardilt kadunud nagu , mul on tunne . kes see eelmine aasta oli ? no fair enough , okei , siis meil on üle aasta . väga professionaalne kodulehekülg on küll Anett Kontaveidil , seda ma pean mainima . et kui mina saan kunagi ei , ma ei saa kunagi mingi spordist tippsportlane , ei , ma ei saa öelda kunagi , aga no ma ei näe ennast tippspordis , äkki ma saan oma vanas eas pentankis heaks või , mis ma arvan ? vot see oleks unistus nagu . terve elu tegeled , et tahaks mingi jalgpallis tipptasemele jõuda või ? ei jõudnud , okei , ma siis mängin keradega . no ma mängin jalkas ka keraga . see on ka tõsi , aga noh , neid sa oled jalaga . Andu on 35 ja käib treffis Poomi käe all nagu treenimas , vaata . Poom on , vana Poom siis on juba mingi 70 , midagi sellist . ta mingi Poom annab oma tarkust Andreasele üle . vana õpilane talle , et oi , ma mäletan sind , kui sa väga noor olid . ja siis õpetab sulle igasugu petangivõtteid ja viskeid . ma hakkan uueks Saimer Poomiks . Watch out . see on nagu see Kung Fu Panda film või multikas , vaata lihtsalt , et lõpuks saab Andust see meister . ei , aga ma ei ole näinud ühtegi korda Aimar Poomi nagu petanki higistamas . seega ma tahaks kunagi lihtsalt teha mingi 1 või 1 tema vastu ja vaadata kui hea on nagu üks inimene petangis . või nagu kui hea saab ta olla . kui ta on mingi endine nagu... Eesti meister võib-olla praegu on isegi vist või ta oli just 3. või midagi sellist , ma ei saanud aru täpselt . no mäletad , kui ta tegi nagu näitas ette meile kehalise tunnis ? ma mäletan , et ta näitas ette , ma ei mäleta , kui hästi ta viskas . ja ta isegi ta viskas väga hästi , ta nagu lihtsalt läks sinna , võttis palli kätte . nagu see tundus nii lihtne ka , lihtsalt see pall läks sinna , kuhu see pidi ja siis ma olen lihtsalt mingi no see ei olegi nii raske ju . tuleb välja , et on küll nagu . see mees lihtsalt võttis 1 kuuli , oli nagu oota , ma näitan teile . viskas täpselt selle väikse kuuli kõrvale .
ja viitis mingi palli lihtsalt ära sealt ja siis ma olen mingi, Lebo ju. Ei, see ei ole nii lihtne, kui see tundus nagu. See oli väga see ei olnud nii lihtne nagu. Ehk siis nagu, kui ta higistaks, siis nagu kui palju paremini ta ikka saab minna, kui ta viskas nagu niisama juba nii hästi, siis nagu okei. Ei tea. Kuidagi ma olen jõudnud Pentanki MM Wikipedia lehele, aga kuidas? See on ikka väga huvitav, mis siin teeb. 2018 võttis Kanada. Kuhu Eesti jäi? Ei, seda ma siit välja ei loe Wikipedia artiklist, aga 2016 võitis Madagaskar, nii et ma siiski nüüd lootus tõusis, et kui Madagaskari härrasmehed suudavad seal täpselt lisat, äkki suudan ka mina. Olgem ausad, see Pentank uudistekünnist tihti ei ülleta, nii et ma ei oska isegi midagi arvata, sest minu tase ei ole ja minu lootused ka väga suured ei ole, olgem ausad. Jah. Ei, no jah, noh. Jah. Kontaveit on võitnud eelmised 2 turniiri, mis tal on olnud enne seda Mehhiko finaali siis. Et mis on Transylvania Open ja Kremlin Cup. Need ei kõla nii suurte turniiridena, aga võit on võit. Võit on võit, nagu. Ta on rohkem võitnud kui mina, mis mina pärisen sinna. Jah. Mis veel on huvitavat toimunud? Monacos on WRC etapp kunagi. Ja Tänak ei sõida seal. Mis tõttu? Kas ma pakun auto või? Ei, ta oli vist perega tahtis aega veeta või midagi. Ei saa pahaks panna. Personaalsed põhjused, nii et ta ei läinud sinna. Aga no arusaadav ka, mis ta ikka ronib sinna, kui ta on nagu nii on siit hästi läinud. Jah. Eestis, oota, kas me võitsime Lätit hokis või? Ei ületanud minu jaoks uudistekünnist. Mingi hoki kogunemine oli küll, hoki. Meile jaoks nad kogunesid, seda ma ei tea nüüd. Sest ma tean, et praegu on nagu Poola ja Eesti mäng hokis, aga me vist saame suhu. Jaa, me võitsime Lätit. Ja see oli suur võit. Või oota, ma ei tea tegelikult, keda me võitsime. Mul pole näha. Ma tegelikult ei tea. Nagu. See podcast on väga nagu... Ei, noh, mina ja Mattias tuleme järjekordselt pealt, kus väga ei lastud magada, seega. Jah. Huligaania küll. Meie need paganama noored, kurat, ei lase magada. Jah, andestage. Et mina ei andesta teile. Energiatase nii madal on. Nagu energiatasemest ma saan aru, aga see, et suudad öelda, et ma ei tea, mis see Eesti hokimängija ja siis ütled, väga tähtis võit oli, no see on ikka väga võitud. Ma arvasin, et oli. Ma tegelikult ei tea, aga tähtis võit oli. No kedagi me igastahes kuskil võitsime, see oli tähtis, sest me ei ole varem neid võitnud. Kui keegi teab, kommenteerige alla või midagi nagu. Iga võit on tähtis. Jätke kommentaare. Kommenteerige, kes võitis keda. Eesti võitis, aga keda, kus, kuna ja miks see oli tähtis. Mis spordis? Kas nad üldse spordis võitsid? Jah. Äkki läksid mingi koroonanumbrid üles lihtsalt. Ei, selle numbri me kaotasime ära ju. Kaotasime? Äkki Sloveenia või Slovakkia läks mist ette. Tegelikult või? Jah. Nice. No ma saan aru, miks teile peol käisite tähistamas või? Jah. Me tahtsime Eestit number 9 tagasi saada. Tundsime halvasti, et siin nii väiksed numbrid on. Eesti võiks vähemalt Euroopas milleski esimene olla, kui mitte maailmas. Aga no kurja kellelgi polnud seda haigus. Oi, teate, et eile tuli 1877 uut juhtumit. Minu andmete järgi lisandus 993 positiivset ööpäevaga. Seda ütleb Postimees meile. Aga huvitav. On jää. Aga kui sa ei kliki sinna, vaid sa lihtsalt vaatad seda pealkirja, siis on nagu 2 korda suurem number.
no siis on Nad pealkirjas üritavad, valesti. näidata, et ikkagi Eesti on esimene, vaata. Südames oleme esimesed, aga jah, see on see clickbait. Yeah. ei, ma ei tea. Mul ei ole enam motivatsiooni koroonast rääkida. Ta on siuke paha rett meil siin. Ei no, asjad lähevad ju paremaks vaikselt. No numbrite järgi küll. Jah. Ei tea küll, millest tingitud see on ausalt öeldes, sest jah. No ongi ööelu keelati ära, nüüd on kohe langemas, noh, huvitav küll. Ja, aga kas sai keelatud juba ammu ära või ma tean valesti? Ei. 2 nädalat on möödas vähemasti või eksin ma või... Võib-olla mina ei tea. Ei tea, igatahes numbrid langevad, tulevik on helge, let's go. Püsige kodus. ei minge peole, jaa. Tähistage seda võitu. Võtke meie jutu irooniaga, kuid ka vahel tõsiselt, palun. Vahest harva. Jah. Võiks tõsiselt võtta. Igatahes nüüd tõsisema jutu juurde vist. Kas me räägime immigrantidest? Mis me arvame immigrantidest? No kui nad on illegaalsed, siis head me ei arva neist. Miks just nii? On see nende rassi või uskumuste pärast? See on nende seaduste rikkumise pärast. Kui nad on illegaalsed, siis ma ei soovi neid. Ma illegaalselt Lätti ka ei läheks, ma arvan, nad ei taha mind sinna. Ma arvan, et keegi ei taha mind sinna. Aga oletame, et Eestis on nii halb olla, et sa tahad Lätisse minna lihtsalt. See on üks kurb päev sel juhul. See on üks väga kurb päev. Kas moraalselt oleks õigus sul minna Lätti Eestist ära? Kui ma läheksin näiteks, kui kauaks ma läheksin? Kas ma läheksin reisile, sel juhul ma tahaksin kindlustust. No kui ma läheksin elama, siis ma peaksin ilmselt elukohta endale otsima kõigepealt, et raske küsimus, ma ei oska otseselt vastata sulle. No vot, aga mis sa arvad, mida need immigrandid arvavad, kes tahavad tulla Eestisse või kuhugi? Ma arvan, et no mina päris täpselt ma arvan, et keegi meist päris täpselt seda teemat ei tea, kuid ma arvan, et mingi võimaluse läbi nad saavad ka legaalselt Eesti riiki siseneda, olgu see siis passi, viisa taotlemise järgi. Aga põhiprobleemiks ma saan aru, et neil ei ole seda, kes üritavad meie riiki siis sisse saada. Jah, tundub nii. Et no täpsemalt minna asja juurde, siis Venemaal oli viimati see immigrantide 2018 MM-iga seoses, oli seal kuskil immigrandi probleemid. Ja siis praeguseks ajaks on juhtunud nii, et Valgevenest soovib suur immigrantide hulk jõuda Poola. Või noh, lähisriikidesse sel juhul. Üldiselt siis Euroopa Liit. No vot kui mugav elu meil siin Euroopa Liidus on, et kõik tahavad ja kohe jõuga tulevad siia sisse, et paremat elu elada kui see, mis neil kodumaal on. Me oleme kõik, ma usun, väga õnnelikud selle üle. Annab nõustuda. Jah. Ma üritan välja lugeda, kus need immigrandid tulevad sel juhul. Igalt poolt tulevad või mis? Ja, kas nad on näiteks sõjapõganikud meil Afganistanist või on nad aafriklased? Enamik migrantidest on Iraagist pärit kurdid. Selge. Jah, nagu me peaksime teadma tänu ajaloo esimesele kursusele, siis Kurdistanis toimub pidev sõdimine maa-ala üle ja autoriteedi üle. Seega need kurdid on inimesed, kellel on arvatavasti sünnist saadik raske elu olnud. Seega on meil moraalselt õige öelda neile, et ei mine oma maale tagasi, kus on suur võimalus surra sul ära tänava peal, sest et keegi arvas, et sa oled keegi, kes sa ei ole. Või tule Eestisse ja saa koroona, no ma ei tea. Ei, aga kas nad ei tule mitte Valgevenest? Jaa, nad on rändurid. No nad on ilmselt läbi, issand jumal, geograafia on raske, Iraagist kuidagi Venemaale jõudnud, kuidagi Valgevenesse jõudnud ja nüüd üritavad siis Euroopa Liitu saada. Mina näen seda niimoodi vähemasti. See nagu probleem hakkas juba paar kuud tagasi minu arust, sest ma olen nüüd siin, et ma olen uudises kuulnud seda, et Eesti isegi saatis mingid piirivalvurid sinna Leeto ja poole, et ja see mingi pidev jamamine on olnud sellegi. Ka nagu kas neil siis Iraagis läks jälle sõda lahti või nagu
mingi probleem pidi olema ju, et nad hakkaksid tulema. ma ei tea, kas on üldse vahepeal see sõdimine ära lõppenud või? Kõikide nende radikaalsete islamiterrorismi gruppidega. ma ei tea, ma lihtsalt võtsin New York Timesi lahti ja siin on esimene uudis on see, et mingi ISISe rühmitust jälle pommitati Süürias, nii et mingi sõda vist seal käib ikka, jah. Ja see Lähis-Ida meil vist meeldib paik tänapäeval ei ole. USA-l on vist väga lõbus aeg seal. On nagu, kas nad üldse lõpetavad ka seal kunagi või? No ma arvan, et võib loota, et sõdimine ka lõpeb kunagi siin maa peal. Aga lähitulevikus ma vist kahjuks sellist olukorda ei näe. No see läheb juba väga laialise teema sel juhul, kui ma hakkaks käsitlema, kas USA peaks oma väed tooma siis Lähis-Idast välja või mitte. Afganistaniga nad tegid seda ja tegelikult me Talibanist viimasel ajal väga palju ei kuule. Või teate teisiti? Ei kuulnud, pole neist midagi eriti peale seda ühte suurt juhtumit, mis neil toimus seal, mis oli Kabulis jah. Või kus iganes, et oligi vist olnud, et USA võttis just oma väed välja ja siis kohe Taliban hakkas tegutsema, oli vist nii? On küll nii, jah. Yeah. Aga no peale selle ma pole kuulnud mitte kui midagi. Võimalik, et on toimumas tsensuur, kuna nüüd Taliban valitseb nii suurt maa-ala, et äkki nende autoriteet on siis nii võimas seal Afganistani maal, et halba uudist lihtsalt ei lasta välja. Ja siis öeldakse läänemaailmale, et no vaadake, siin ei ole nii halb elu. Kõik on hästi ja kõik on toredad. Mitte mingit pahandust, kuigi tegelikult on asi palju hullem. Ei tea. No asi, kui me nüüd Talibani meenutasime, tuli mul see video meelde, kus need Talibani vennad ise olid filminud, kuidas nad USA jõusaali kasutavad ja no see oli ikka huumor. Härrasmehed ei ole kunagi näinud mingeid 10-kiloseid kange, no sellega sai igasugu tegevusi seal tehtud. Siis ma soovitaks neil eratreeneri võtta, ta õpetab neid selles. Jaa, Taliban, kui te kuulate, eriti need, kes seal jõusaalis olid, siis võite palgata eratreeneri endale. Nad aitaksid teil jõusaalis asjadega toime tulla väga hästi. Tegelikult te võite meile siia podcasti ka kirjutada, et kommentaariumisse näiteks, et lihtsalt tahan ise ka nõu anda, et soovitan ameeriklasest eratreeneri võtta, sest et mul on tunne, et nad tunnevad oma tehnoloogiat. Sest et mul on tunne, et nende seas ei ole väga eratreenereid, kes teavad, kuidas USA masinaid kasutada. No igatahes puhkekajutud@gmail.com võite kirjutada meile. Okei, aga ma vaatan mingi videot ja siin on lihtsalt Taliban now take over gym amusement park ja siis siin on need, mis need bumper cars on ju. Need vennad lihtsalt sõidavad siin akid käes nagu. Reaalselt, mis toimub? See on nii kurb, sest ma ei taha nagu naerda, sest see olukord on nii halb. Kuidas sul riigi võtavad üles juuksed nagu sõnavara palun andke andeks, aga no on muud natukene, ma ei oska midagi öelda nende kohta. Ma olen omal ajal jälginud igasuguseid interneti meediagruppe. Nimelt minu lemmikuks on osutunud Arab Funni Redditis ja seal on pidevalt postitatakse videoid araablastest, kuidas nad lihtsalt lollitavad ringi. Nagu näiteks üks oli niimoodi, et nad on mingi, nagu kõrbetes on üldiselt, et läheb mingi üks kiirtee ja mitte midagi peale liiva ei ole näha. Siis mingid inimesed on lihtsalt kiirtee kõrval, kõik on tühi, autod sõidavad, mingi suured rekkad, siis hüppavad viimasel sekundil autole ette ja eest ära. Ja siis see suur rekka peab mingi hull, ma ei tea, mis swervima ja peaaegu sõidab kiirtelt maha üldse ja mingi siukest asja, siis lihtsalt kõik, kes filmivad ja teevad seda, lihtsalt itsitavad ja naeravad ja ei mõtle, et oleks niivõrd eluohtlik olukord, aga või mingi, et kellelgi on koduloomaks ta oli panter vist ja siis see magas keti otsas ja siis keegi tahtis pilti teha suht lähedalt sellest loomast ja mingi sõber lihtsalt tõukas ta praktiliselt sellele loomale peale ja siis loom ärkas üles ja hakkas mingil ründama teda põhimõtteliselt.
ja siis see, kes pilti tegi, mingi paanitse sul ja siis see vend, kes tõukas teda, ta lihtsalt naeris selle venna üle. Isegi ei üritanud appi minna või nagu lihtsalt ehmatada, vaata öelda, siis tõukas ta selle loomale otsa põhimõtteliselt. Ja siis mingi kõik naeravad nende üle ja nagu tõsiselt väga ei võeta seda olukorda. Tahaks öelda, et tegu on kultuuriruumi erinevusega, aga see vist siin päris õigeks ei osuta. No, mis on, et lollus on globaalne või nagu jaguneb võrdselt, et igas riigis leidub neid lolle, ma arvan, et ka Eestis, võib-olla neid pantereid ei leidu, aga leidub ka lollimaid. Ei, kindlasti on Eestis ka videod, kus tehakse lollusi. Küll ja veel. Jah. Aga me oleme jõudnud juba immigrantidest naljakate videoteni. Meie nagu ei suuda üldse teemat siin joont hoida, et me võtame ikka selle ette, mis meile nalja pakub, et ma ei tea, kas astume paar sammu tagasi, üritame vaadata. Mis nagu, mina tahaks ajalooliselt lihtsalt teada, et kus läks siis, kus need immigrandid meil pärit nüüd on, andke andeks. Need, kes Poola piired hetkel on. Iraagist, aga mis tal oli, kurdid või? Kurdistanist? Kurdid, jah. Et kus neil läks ajalooliselt sel juhul halvasti, et nad ei suutnud nüüd tänapäevaks oma riiki luua. Et kui me vaatame demograafiliselt seda, siis suuremad rahvahulgad elavad neil Türgi aladel. Muidugi me teame, et pärast mingi esimest maailmasõda siis Ottoman Empire vist meil lagunes seal veits. Oli see nüüd teine maailmasõda, kas siis pärast seda ei suudetud nagu lüüa lahti suuremast riigist või kus läks valesti? Ei tea isegi, jah. Peab vist ajalooõpetajat minema tüütama või? Jah, võtame punga endale podcasti ja räägime nendest teemadest. See on ka valik. Saamegi teha ajalootunni, vaata. Ega mingi hetk oli see ju, et ma ei tea, mis põhjustel, aga kuskil Kongo ja see Venemaa on head sõbrad, et mingi hetk oli ka Kongo need immigrandid siia Euroopasse tungumas. Ei tea. Mis asja? See immigrandipoliitika on igal pool laiali, võib nii öelda, et sellega võib juhtuda ükskõik mida, sul võib olla keegi, ma ei tea, mis riik, kelle kultuuriruum praktiliselt on vastupidine mingil teisel riigile, aga kuna välissuhted on niivõrd head, siis mingil määral jõuavad need väga erinevat sorti kultuuriga inimesed sinna riiki ja siis hakkabki mingisugune poliitika pihta ja maailmavaadete ütleme, et kokkupõrkamine ja siuke natuke rassismihõng on ka üleval ja värki ja särki. Et siuke võib-olla ühiskonna lõhestumist arvestades immigrandipoliitika ei ole just eriti hea asi. Aga samas ma ei usu, et nii suur probleem peaks see ka olema. Aga võib-olla valitsus arvab siis teised. Viimase aja top 1 uudis on, et kas maailmas on väga igavaks läinud või on see siiski tähtis? Ma usun, et inimestel on kindlasti väga igavaks läinud. Võib-olla paisutatakse üle seda natuke. Üleüldse, ma ei tea täpselt, kui palju neid inimesi on, kes tahavad reaalselt tulla näiteks Eestisse sisse. Või et kui suur on see rändurite grupp, kes üritavad siis Eestisse saada. Või Euroopasse. Eestisse ma ei tea, aga siin viimast andmete järgi tundub, et 2000 inimest on Poola-Valgevene piiril. Ma nüüd täpselt ei tea, kui väga mõjutab 2000 inimest mingisugust riiki. Aga see tundub mulle nagu päris siuke korralik vähemus, siuke alla 1% võib-olla probleemiks on see, et kui sa vaatad seda, siis kui sa lased need sisse, siis hakkab sealt lihtsalt sul praegusel hetkel siis kurte ainult tulema su riiki, sest sa lasid eelmised sisse, sul on niivõrd hea elu siin, ma kutsun oma sõbrad ka siia. Peretuttavad kõik tulevad sisse ja siis pärast mingi hetk sul ongi lihtsalt suured
suured getod või kuidas me seda eesti keeles ka ei nimeta, kus ongi ühe rahvuse esindajad. nojah, võib-olla tõesti. See number on umbes 2 korda suurem, mingi 3000-4000 inimest on praegu, vabandust, öeldakse, et Valgevene või nagu oodatakse, et Valgevene võtab umbes 5000 kuni 20 000 immigranti, ehk siis nagu endale võtab juurde või laseb nad läbi lihtsalt või? Ma seda ei tea, aga mul on tunne, et ta nagu võtab endale ja laseb läbi vist. Aga mul on, aga mis selle Lukašenkoga oli, et kas ta tahtis nagu gaasi kinni keerata või? Kas seal ei olnud mingi teema või? No see oli üleüldiselt see Nord Streami probleem või mis, aga aga kas seal ei olnud nagu ei viskanud kopa ette, et ei lubata Euroopas, siis lihtsalt ütles, et davai, ma keeran gaasi kinni nagu, mis te teete siis? Põmpst oli küll jah. nagu need teadavalt naturaalne gaas siis tuleb Venemaa Uuralitest läbi Valgevene ja ulatub kuni Lääne-Euroopani välja selle mõju, ehk siis oi jah. Äkki see oli midagi jälle taolist, et Euroopa Liidule ei meeldinud Valgevene, pani neile sanktsioonid peale. Valgevene ütles, kuulge, lõpetage nali, ma keeran gaasi kinni ja... väga vabalt võib-olla see on suht huvitav, kuidas üks türann võib nagu sinu elu lihtsalt täielikult muuta, otsustas, et jep, sakslased täna pannkooke hommikuks ei tee ja keerab gaasi kinni lihtsalt nagu isegi meie sõltume põhimõtteliselt Venemaa gaasist või ma nüüd tean valesti jälle, ei tea, igatahes vist ikka nagu suurem osa Euroopat mõjutab see gaasiliini ähvardus nagu, et seal oligi vist see, et Poola ütleski, et paneb piirid kinni ja siis kohe oli, et okei, fine, kas sa gaasi tahad või? Keeran kinni, mis sa teed siis? aga nagu, kui paljud immigrandid ikka tahavad tulla nagu Baltimaadesse, nagu siia just nagu põhja poole? Ma arvaksin, et kui sa tuled oma riigist ära, sest sul on niivõrd halb elada, sul Eestis ei saa väga palju halvemaks minna. Kindlasti ma loodaksin, et siin on paremad tingimused kui sul sõjas Iraagis näiteks või kus iganes, et no seda küll ja, aga nagu loogiliselt sa võtaksid suuna mingi, ma ei tea, Prantsusmaa poole või midagi. No praegu nad jah, sinna Saksamaale viimati oli, millal see 2016, no viimastel aastatel, millal jälle see suur Süüria-põgenike arv oli, et need kõik tahtsid ju Saksamaale, sest hea töö ja kõik muu. No muidugi Soomes on hea palk, nii et võid sinna ka minna ehitajaks. Nii jah, kui sa Euroopa Liidus oled juba, siis sul on palju paremaid valikuid kui Eesti, ütleme sel juhul. Nii jah, seda küll. Ma arvan, et ükskõik kuhu nad maanduvad, nad on õnnelikumad kui siis oma algses riigis. Ma oletan nad. Või tulevad jälle, jõuavad Eestisse ja lihtsalt vinguvad, et talved on liiga külmad, lähevad tagasi. No ei. Lähevad Soome. Jaa, lähme veel põhja poole, vaatame, mis seal on. Ega see immigrandi teema on kogu aeg mingi on-off, vaata. Et see toimub nagu, tähendab, see toimub kogu aeg, aga meedias kajastatakse ainult siis, kui nagu mingi teiste riikidega tekivad nagu probleemid, et muidu seda väga ei kajastata ju. Kui gaas pannakse kinni, siis tuleb jälle teemaks. Ja kui Poola sulgeb piirid ja nagu Valgevenega on mingi draama, siis on kohe teema, aga muidu on nagu, et ei ole midagi hullu. Ei tea, see on ka nii keeruline. Nagu Jakob Ken ütles, et see immigrandipoliitika on keeruline teema. Noh, ma arvan, me käsitlesime nii palju, nii hästi, kui me oskame või on kellelgi midagi veel lisada? Minul ei ole. No, Talibanile sai meie teated üle antud. Kõigepealt nad vajavad küll tõlki ning seejärel linki, aga kui jõuate siia, siis kommenteerige, me aitaks meeleldi. Ma võin minna jõusaali ja paar treeningvideot teile filmida. Jah, teeksime hea meelega ühe kollaboratiivse podcasti samuti teiega, kus me küsime teie arvamust Eesti koroonapoliitika kohta ning mis on teie lemmikkoolitoit olnud Treffneri ajaloos. Natuke huumorit ka siia lõppu või mis me arvame?
jah . olgem ausad , selle nädala teemad said nüüd meil kajastatud , et igaks juhuks , kas kellelgi veel on midagi öelda . mina lihtsalt vabandan , et mu aju ei töötanud see podcast . ega ka eelmine , palun . okei , jah . Fair enough . oot , sul mõni podcast'i aju töötas ka või ? Vist . vist , noh , ei , see üks podcast kunagi oli . ei oska nimetust Ei anda . hea oska. küll , tõmbame otsad kokku . mis seal ikka , me oleme ikka ja jälle , ootame teid tagasi kuulama Puhkeka juttude Youtube'i channel'ile , pane subscribe , like'i meie videoid , kui meeldis . ja Instagramis leiad meid samuti , et Puhkeka jutud . iga esmaspäev on meil või noh , iga kord , kui podcast tuleb välja , on seal ka kindlasti mõni story . võib juhtuda , et ka mõnel muul päeval on story , aga mine viska pilk peale , kirja follow ja tulge ikka , olge ikka muhedad ja kuulake Puhkeka jutusid . tšau . tšau . tšau .